Hea televaataja, ma kutsun sind kaasa elama järgmisele rahasaatele, mille nimi on investeerimine. Minu tänane saatekülaline on Kaupo Toom. Tule ja ela kaasa. Kaupo, mul on hea meel, et sa tulid minuga saatesse rääkima investeerimisest. Meid sinuga ühendavad päris mitmed asjad. Kõige olulisem ilmselt on see, et võib öelda, et ma võtsin ära sinu õe ja tegin tast enda naise. Aga mis asjad meid veel ühendavad? Ma arvan, et kohatine selline huvi spordi vastu, et kus me mõlemad aeg-ajalt kirglikult toimetame ja aeg-ajalt laseme ennast natuke liiga lõdvaks. Kindlasti relvadega seonduv õppimine, enese arendamine ja lõppkoguts ka tänase saate teema investeerimine. Ja. Aga kuidas sa ennast kirjeldaksid? Kes on Kaupo? Kes on Kaupo? Kaupo on heas mõttes nohik. Ütleme kõige üldisemas mõttes IT-inimene, natukese kitsamalt võttes andmeinimene. Ehk siis ütleme, umbes 22 aastat ma olen teinud enam-vähem kõike, mida andmetega teha annab. Okay. Ja kusjuures see on ka üks asi, mis meid ühendab, et mina olen ju ka tegelikult algselt nii-öelda IT-inimene. Et meil on päris palju neid ühiseid kohti. Aga mul on tavaks, et kui me alustame saadet, siis me räägime läbi teised saate teemad ja ma küsiks sinu arvamust. Et ütle, mis on sinu arvates üldse, mis on raha ja kust raha tuleb? Nüüd sõltub. Ma ütleksin, et see sõltub piirkonniti, et mis see raha on ja kust ta tuleb. Et meie igapäevases elus, kui me räägime eurost, siis ma ütleksin, et see on fantastiline tööriist. Et ta on elu ja igasuguseid toiminguid tohutult lihtsustav, nii-öelda siis ajutine väärtuse hoidja ja kandja ja asendab tohutult ebamugavaid partnertehinguid. Näiteks meil oleks äärmiselt keeruline vahetada 100 kilo värskeid õunu korralike kingade vastu kingapoes. Et me saame õnneks kasutada raha. Mulle väga meeldib, et sa mainisid ära selle, et on tööriist. Et see on minu arvates on oluline aru saada, et tegelikult tegu on tööriistaga, mitte mingisuguse ime, ei tea mis asjaga. Aga ma tean, et sul on ka väga pikk töökogemus pangas ja erinevates pankades. Et mis on sinu suhtumine laenu? Et mis on laen? Kahjuks kipun ennast kordama, et ka laen on tööriist ja laen on tööriist nagu kirves, et seda saab väga edukalt ja hästi kasutada, kui seda vaja ja sellega võib endale ka väga valusalt sisse lõigata. Väga hea näide, jah. Ehk siis tooksin näite, et eraisikul võib olla stabiilse majanduse puhul või kasvava majanduse puhul eluasemelaen on väga fantastiline asi, mis annab inimesele võimaluse ilma aastakümneid ette säästmata koheselt tõsta oma elukvaliteeti. Näiteks ostab endale nii suure elamise, kui on vaja, selleks, et lapsi üles kasvatada versus koguda 15-20 aastat. Või äri puhul, et ütleme, kui keegi tahab püsti panna tootmist, mille esmainvesteering on näiteks 1 000 000 eurot, 300 saab investoritelt, 700 000 saab näiteks pangalt laenuna. Selles kontekstis see pangalaen on fantastiline, sellepärast tekib mingi äri, tekib mingi tootmine, tekivad töökohad, tekivad maksud ja nii-öelda kõik võidavad. Ja samal ajal, kui me mõtleme, et nüüd keskmine inimene, näiteks, ma ei tea, suvaline keskmine meesterahvas, kui ta peaks mõtlema, et kuidas ta eluea jooksul need samad 1 000 000 eurot kõrvale paneb, see on suhteliselt võimatu missioon tavalise palga kõrvalt. Nii et selles kontekstis laen on fantastiline abivahend. Langeva majanduse puhul või halbade valikute puhul see võib olla väga-väga valus vits. See kirves, mis näpule lööb hoopis. Et kui näiteks inimene võtab endale kõrge intressiga laenu mingi oma mõnu või rõõmu katmiseks väga lühikese aja jooksul ja siis ta maksab selle tagajärgi omakorda väga pikka aega, siis see tundub nagu asi, mis teeb rohkem haiget kui kasu. Miks ja millesse investeerida? See on meie tänane teema, nii et sinna sisse me lähme kohe hetke pärast sisse. Siis on 2 teemat, on investeerimine aktsiatesse ja investeerimine kinnisvarasse. Et
usun, et sina suhtud pigem positiivselt üldiselt nendesse teemadesse. Jah, selles mõttes, et mul on kogemus mõlemaga ja nii positiivne kui negatiivne kogemus. Selles mõttes, et hästi etteruttavalt üldistatuna ma väidaksin, et vahet pole kuhu investeerida, kahjuks tuleb kätt pulsile hoida. Et vaadata, mis ümberringi toimub. Et näiteks selline üks konkreetne näide aktsiate puhul on see, et mina ostsin kunagi Baltika aktsiat, siis kui ta oli tõusuteel, ja siis ma justkui unustasin ära, et las see raha olla seal, küll kõik läheb hästi. Ja ma ei reageerinud piisavalt kiiresti sellele, kui enam ei läinud hästi. Ja ma sain oma, ütleme siis, tippportfellist tagasi 1/6. See oli selline päris valus õppetund, et tuleb ikkagi jälgida, mis investeeringutega toimub. Aga me võiks selle kokku võtta ka niimoodi siis, et nagu ma olen siin saadetes varasemalt öelnud ka, et tarkus on tegelikult see, mis on nende asjade alus. Et see on see tarkus nagu osata jälgida, teha otsuseid, kuna müüa, kuna osta. Et nagu hästi paljud asjad taanduvad tegelikult tarkusele. Ma paneksin sinna juurde veel distsipliini ja vastutustunde kas või iseenda vastu. See sama vastutus, et ma ei jäta seda investeeringut kuhugi lohakile, vaid ma vastutan oma enda nagu varude või varade eest või oma tegevuste eest. Ehk siis ei tohi neid ära unustada. Peab olema vastutustundega ja oma tegevusi ikkagi jälgima selle sama distsiplineeritud vormi läbi. Ehk siis ma teen mingeid kontrolltegevusi kas või mingi perioodi tagant. Meil on tulemas ka selline saade nagu Raha ja pere. Ütle, kas sina nagu üldiselt pooldaksid sa seda mõtet, et perel võiks olla üks rahakott või 2 rahakotti? Nagu ideaalmaailmas. Mina ei paneks sinna piiri. Ma ütleks, et kellest iganes see pere koosneb, kuidas iganes see pere toimib, et seal peaksid olema kokkulepped, millega siis vastutavad osapooled on nõus. Ehk siis minu poolest, kui inimesed tahavad, et neil on näiteks, ütleme klassikalisel mehel naisel, et mehel on oma rahakott, naisel on oma rahakott ja siis on veel ühine rahakott. Kui see mõlemale osapoolele sobib, miks mitte? Ja kui läheb kõik raha ühte patta, samuti miks mitte? Et see on, ütleme, minu jaoks pigem on olulisem, et inimestel oleks sama arusaam asjast ja olukorrast ja et nad oleksid selle olukorraga nõus, kus kipub kiiva minema minu vähese kogemuse põhjal on see, kui ühel osapoolel on väga tugev arvamus, mis ei ühti teise osapoole arvamusega. Ja eks sageli meil suhetes kipubki nii olema ja kuidas siis tarkust, et kuidas nende olukordadega toime tulla. Raha ja kogudus, et kas sa oled selle mõttega nõus, et tegelikult inimesed peaksid, vähemalt need, kes on kristlased, kogudusele andma selle annetus, et kogudus saaks toimida kui organisatsioon? Ma arvan, et see hästi palju sõltub piirkonnast ja oludest ja milline kogukond selles konkreetses piirkonnas on ja kuidas see toimib. Aga võtame pigem siis meie kas Eesti näitel, et inimesed, kes, ma saan aru, kui sa mõtled nagu vaesem piirkond, kus sa pead toime tulema üldse. Ma pigem ei mõelnud isegi vaesemat või rikkamat piirkonda. Ma pigem mõtlesin, et mis sellest rahast saab. Ehk siis ülepingutatult võttes, oletame, et meil on mingi kogudus ja igaüks maksab sinna reaalselt näiteks oma netosissetulekust 10. See on päris suur hulk vara. Kui see vara nüüd lihtsalt hallitab kuskil koguduse kontol, siis ma ütleksin, et see on raiskav. Et miks seda teha? Et see saaks nagu sel juhul, kui see koguduses on, ta peaks ikkagi Jumala töösse minema eesmärgistatult. Jah, ja see töö võiks olla mõistuspäraselt kasulik. Selles mõttes, et see ei tähenda nüüd seda, et ütleme, kogudusse tuleb lihtsustatult võttes 100 000 iga kuu sisse ja kõik see 100 000 lüüakse laiaks. Ei, aga kui, ütleme, puhtalt minu enda hinnangul, kui nüüd selle sisse tuleva finantsvaraga siis või annetustega, ikkagi ütleme finantsvara, tehakse midagi mõistlikku, et kas näiteks haritakse kedagi, aidatakse kellelgi mingi tootmine või äri püsti panna, et õpetatakse, ma ei tea, noortele töötutele mis iganes tisleri tööd või keevitamist või kuskil kellelgi on meditsiinilisi probleeme. Ehk siis piltlikult öeldes, kui see koguduse vara ei lähe kulutamisesse alati, vaid pigem millegi kasvatamisesse, parendamisesse ja aitamisse. Just. Siis
raha ja oma ettevõtte, seda me tegelikult rääkisime ka nii-öelda laenu all, et igal juhul väga kokku käivad asjad. Aga hüppame sinuga meie teemasse, mis on investeerimine ja see on selline sissejuhatav teema tegelikult sellesse, et enne kui me hakkame rääkima investeerimine kinnisvarasse, investeerimine aktsiatesse, et miks ja millesse investeerida. Ja ma tahaks rääkida kõigepealt iseendast, et kas sa oled nõus, et enne kui me peaksime üldse kaevuma nii-öelda kokku hakkama ostma aktsiaid ja kõike, meil oleks ikkagi vaja vaadata, et meie ise oma tervise poole pealt, füüsiline tervis, vaimne tervis oleks kõik nii-öelda korras. Et mis sa sellest arvad? Ma ei ole sellele mõelnud selles ajalises järjestuses, et enne mina ja pärast kõik muu, aga mulle tohutult meeldib praegu see mõte sellepärast, et kui me võtame näiteks noore inimese, siis kui ta ei ole mingit pärandit saanud ja enamik maailmast ei saa pärandit noorena endale kätte, siis noorel inimesel ei ole mitte midagi peale aja ja tahte. Ja ütleme, esimene investeering võiks olla see, et see noor inimene võiks aru saada, milleks ta on võimeline, mis on tema eeldused maailmas ja ühiskonnas toimimisel ja mis on tema soovid sellega seoses. Näiteks, kui noor näeb, et tal on potentsiaali olla sportlane, miks mitte nii-öelda investeerida oma spordikarjääri. Kui ta on ütleme, hea matemaatik või füüsik või insener, siis ta võiks juba ette hakata investeerima oma haridusse, oskustesse, teadmistesse. Minu mõttega siin on see lihtsalt näiteks, et ma usun, et ma võin öelda julgelt, et me mõlemad sinuga oleme nagu oma tööd tehes vähemalt ühe korra läbi põlenud. Jah, et ma ei taha seda tunnistada, aga nähtavasti midagi taolist on juhtunud korduvalt. Aga ütleme, et selleks, et midagi teha teistmoodi, me oleme pidanud selle läbi käima ja minu nagu mõte võib-olla siis meie vaatajale on selline, et tegelikult nii palju saab ära teha ennem, et ilmtingimata ei pea sinna läbi põlemiseni minema, kuigi mina jällegi võtan seda, et see on ühtepidi väärtus olnud, et ma olen targemaks saanud. Aga samas, et hakata nagu kohe teadlikumalt toituma, teadlikumalt trenni tegema, magama, jällegi seal ei ole väga palju isegi vaielda selle üle, et uni on vajalik meile, aga mida tänapäeval ikkagi paljud üritavad nagu tõmmata seal, ma ei tea, 4 tunni peale kokku ja siis, et mul on väga pikad päevad, aga see ei ole jätkusuutlik. Et minu mõte on see, et kui me põhja laoma endale kohe tugeva, siis edasised tegevused lähevad meil palju efektiivsemalt. Et mis sa sellest arvad? Olen täitsa nõus ja see on jällegi midagi, mida noorena on vähese rahaga või olematu rahaga hästi lihtne ja kerge teha. Korra peatun pikemalt selle tervise teema juures, ehk siis kui me võtame inimese, kes ikkagi natukesegi teeb hommikul mingeid harjutusi, natukese teeb lihastrenni, hästi vähesel tasemel, ütleme siis intensiivset kardiot, näiteks läbi sprintimise, kõik need teevad temast paremini toimiva inimolendi. Et kas ma lähen näiteks enda näite juurde oma eri eluetappides tervise mõttes? Natukene, kui sa soovid, jah. Toon hästi konkreetsed numbrilised näited, et ma olen eri aegadel jälginud oma energiataseme seost rasvaprotsendiga. Muidugi see on selline küsitav, et kui täpne see rasvaprotsent kehal on, aga see selleks. Et kui vaadata ikkagi numbreid, et nooremast peast, ütleme, kõhulihased näha, rasvaprotsent väga madal, energiatase oli väga kõrge. Et selle teine äärmus oli mul, ütleme, rasvaprotsent üle 28. Peale tavalist kontoripäeva ma olin täiesti küpse. Et ütleme, kodus oli minust väga vähe kasu. Et ütleme, nõusid ei pesnud. Kui ma suutsin sealt natukese trenni ja distsipliiniga ennast allapoole tuua, et 26% juurde muutus keha natukese mõistlikumaks, 24% juures täitsa toimisin, et alates 22% ma ütleksin, et ma olen suht produktiivne inimene ja hiljuti, hetkel ma olen 22 juures jälle, hiljuti ma olin 19% juures ja püha müristus, milline erinevus see oli. Kuidas sa ütlesid, et sa oled andme ja numbri inimene, kuidas sa nagu statistikat pead, aga ja räägi. Põhimõtteliselt, et kui minu keha rasvaprotsent oli hiljuti veel, ütleme 3 nädalat tagasi 19, siis ma olin nagu lõppematu Duracell'i jänes. Ma suutsin lihtsalt kella 10 õhtul kogu aeg midagi teha. Vahet pole, kas oli intellektuaalne või kodukoristamine, toidu tegemine, lastega tegelemine.
et see energiatase oli absoluutselt teistsugune. See on hea näide sellest, millega ma olen tegelikult vaielnud päris paljude inimestega, et kui inimene tuleb töölt, ütleb, et ma olen väsinud, raske päev oli, nüüd ma tahan lihtsalt olla, puhata, vaadata telekat, siis minu nagu väide on olnud tegelikult see, et aga tegelikult sa pead minema trenni, tee trenni, sa ei ole nii väsinud ja sa jaksad rohkem, aga seal on nagu see vaidluskoht tulebki sellest, et mis mõttes ma olen juba väsinud, sa tahad, et ma läheks veel trenni. Aga tegelikult me sinuga oleme mõlemad elavad näited sellest, et aga tegelikult see nii on, et kui sa nagu sunnid midagi tegema ennast, siis sul on seda nii-öelda sisemist patareid rohkem, et sa saad see Duracell'i jänes tegelikult olla. Siin korra võib-olla väga konkreetse isikliku näitena ja just investeerimise kontekstis mainiksin ära võib-olla äärmusliku lahenduse, aga mis minu puhul on toiminud ja kuhu ma vaikselt tagasi jälle liigun nüüd. See on nii-öelda ülejäänud ühiskonnast varem ärkamine või ütleme keskmisest inimesest varem ärkamine, ehk siis kui näiteks ülejäänud perekond ärkab seal 7.30, siis ideaalne on endale ärgata näiteks 6.30, see on tund aega, segamatut aega ja selle jooksul see trenn ära teha. Sellepärast, et siis ei ole mõte veel nii-öelda päevakoormusest väsinud, muud kohustused ei enda kaela, see on see omaenda isiklik aeg, kus saab selle hommikuse liigutuse ära teha. Kaupo, ma tahaks sinu arvamust, et meil on üks huvitav kirjakoht, mis räägib talentidest, see Mattuse 25.14. See räägib mehest, kes enne reisile minekut andis oma vara sulastele hoida ja täpsemalt niimoodi, et tal oli palju vara, ta jagas selle 3 sulase vahel niimoodi, et esimene selle andis ta kõige rohkem ja ütles, et käitu sellega targasti, teisele ta andis vähem, sama infoga, et käitu targasti ja 3. Ja nüüd, mis see tulemus oli see, et esimene sulastest piltlikult investeeris selle vara, tuubeldas, andis talle tagasi. Teine samamoodi tuubeldas, andis tagasi. 3. mattis selle maha ja siis, kui tal ülemus nii-öelda tagasi tuli, siis ütles, et näed, palun, siin on sinu vara tagasi, ma hoidsin seda hästi ja nüüd tema piltlikult sai vastu näppe. Öeldi, et näed, sa vana laisk, sa ei oska midagi teha, sa matsid selle maha ja ühesõnaga tulemuseta. Nüüd selle kirjakoha mõte on tegelikult, see ei räägi rahast, vaid see räägib tarkusest. Et me ei tohiks, igal ühele meil on midagi tegelikult antud, me sünnime mingi paketiga, et kes on nagu ütleme, suutlikum ühes suunas, kes on teises suunas ja me peaksime enda seda suunda kasvatama, mitte maha matma. Et mis sa sellest nii-öelda mõttest arvad? Et me peaksime nii-öelda aktiivsed olema nende tööriistadega, mis meil antud on. Ja, et kui selle nüüd tuua sealt konkreetsest varast pigem individuaalse arengu juurde, siis ma olen absoluutselt nõus. Selles mõttes, et vist mitte kunagi maailmas ei ole olnud ühtegi oskust või ametit, mis ei oleks muutustest täiesti kõigutamatu olnud. Et võtame kas või kangakudujad või ketrajad seal kuskil Inglismaal. Tulid masinad peale, need inimesed nii-öelda, neid oli vähem vaja. Nad pidid ümber õppima või siis piltlikult öeldes elu hammasrataste vahele jääma. Sama lugu oli Soomes 60-ndatel, 70-ndatel, et peale sõda oli tohutult vaja metsas toimetada, puid maha võtta, nii-öelda puidutööstusesse inimesi panna. Et mingil hetkel oli vist lausa 300 000 inimest neil metsas toimetamas. Tulid traktorid ja saekaatrid peale ühtäkki, seda ametit enam ei ole vaja. Ja mida see kirvemees siis teeb, et kas ta hakkab oma kirvest suppi keetma või ta õpib ümber. Just. Ehk siis paraku me peame olema valmis ümber õppima. Kogu aeg pidevas muutuses. Täpselt. Tahaks natuke rääkida ajakasutusest. Et ma tegin sellise pildi valmis taaskord sõbra ChatGPT-ga ja siin on 2 inimest, kes valivad, ütleme see tänapäevane näide siis piltlikult on see, et kas me istume sotsiaalmeedias ja scrollime arvates, et me puhkame või me samal ajal loeme raamatut ja uurime uusi tarkusi. Et mina olen enda puhul nagu avastanud väga tugevasti seda, et see kas see tunne või eksi arvamus, et samal ajal, kui ma scrollin, et mu aju puhkab, tegelikult see nii ei ole, ta saab igasugust nagu jama sisse. Ja ma olen endale sellise harjumuse sisse teinud, et õhtul, kui ma lähen, ma nüüd ei loe nagu paberraamatut, aga nii-öelda e-raamatut proovin Kindlit kasutada, mis ka silmadele ei oleks valus.
Ühesõnaga, et ma proovin sellise õhtuse rutiini endale teha pidevalt, et harida uusi asju pidevalt sealt ja ma loen võib-olla mingit 3 raamatut paralleelselt. Et mis sa sellest nii-öelda ajakasutuse printsiibist arvad? Ütleme niimoodi, et ma ei taha seda mobiilis surfamist lõplikult maatase teha, sellepärast et ma ise võrdleksin seda mõnes mõttes ülikoolis käimisega. Et ülikoolis käies, see haridus paraku kahjuks tihtipeale on küsitav, mis me sealt saame, see hariduse tase. Küll me upume seal ideedesse ja mõtetesse ja isiksustesse, et me saame sealt inspiratsiooni. Ja samuti, et kui me seal sotsiaalmeedias nii-öelda ketrame ringi, võib juhtuda, et me satume mingi infokillu peale, mis avardab meie maailma ja siis me uurime natukese edasi ja saame targemaks. Kui me vaatame muidugi mingeid toredaid TikToki videosid kassipoegadest 1,5 tundi järjest, see ei avarda väga palju meie maailma. Minu mõte ongi sellel suunal, et mulle tundub, et tänapäeva trend on ikkagi suuresti see, et vähe on inimesi, kes ütleme, teadlikult otsivad endale infot, mis oleks neile kasulik, vaid nagu tuimalt scrollitakse, sest et seesama, ma võib-olla nii palju tooks ka vahele, et kui sa scrollid, siis see algoritm teeb ju seda, et mis video peale sa nagu pikemaks seisma ja et samasugust asja hakatakse sulle ette viskama. Mis võib ka kasulik olla, sellepärast, et mina saan näiteks väga häid tervisevideosid endale Facebookis, et kuidas näiteks efektiivselt mingeid venitusharjutusi teha, et keha kange ei oleks. Aga siis on sul selline natukene teadlik suund ikkagi, et kui sa jääksid pikemalt kassivideode peale, siis ilmselt viskaks sulle rohkem neid kassivideosid. Kindlasti, aga lõppkokkuvõttes ütleme niimoodi, et ma ei demoniseeriks sotsiaalmeediat täielikult, samas sõltumata vahendist, jah, me peame lõppkokkuvõttes tegema valikuid oma aja osas, et kuidas me oma aega veedame, ütleme siis kohustuste väliselt, et kas see kohustus piirneb ainult tööga või tuleb tööle veel perekond juurde, mingi aeg jääb ikkagi kuskilt üle ja siis tekib küsimus, et kas me vaatame kassivideosid või me õpime midagi või me teeme trenni, et ma tugevalt pooldan eelmise mõtte kontekstis seda, et me püüame aru saada jooksvalt, kus on meie puudujäägid, kus on meie nõrkused, kus on meie teadmatus ja me proovime ennast mingilgi määral harida. Vahet pole, kas see on tervis või finantsid või ma ei tea, perekonnakasvatus või tööalane teadmine. Okay. Et võib öelda siis ka, et jah, see telefon on samamoodi tööriist. Ja küsimus on, mille jaoks sa seda tööriista siis kasutad, kas enese harimiseks või aju põletamiseks? Pillikult öeldes, kui sina kasutad kindlit lugemiseks, mina mis iganes põhjustel viimasel ajal loen pigem vähem ja kui siis paberilt, aga ma kasutan telefoni audioraamatu kuulamiseks. Ehk siis telefon on taskus, ekraani ei näe, kõrvaklapid on kõrvas, kuulan raamatuid. Et minu jaoks toimib see. Okei. Nüüd mõte tuli erinevatest väljakutsetest. Ja lähme konkreetsemalt. Esimene asi on halb toitumine. Et mis sa arvad, mis üldse sinu ringkonnas, kus sa käid, kuidas inimestel on toitumisega? Kas pigem pööratakse tähelepanu või süüakse nii, nagu juhtub? Ma võrdleksin seda võib-olla siis libedast kausist välja ronimise püüdlusena. Ehk siis minu tutvusringkond õnneks enamjaolt on võrdlemisi teadlik sellest, et mis toitumine viib millise heaolu tasemeni ja mis nii-öelda mõjub pigem hästi või halvasti. Ehk siis laias laastus kõik annavad endale aru, et kui me kombineerime süsivesikud ja rasvad ja eriti sööme neid enne magama minekut, siis me kasvatame endale talvevarusid. Ja kui me nii-öelda alustame päeva näiteks valkude ja rasvadega, siis on suurem tõenäosus, et meie energiatase on näiteks hea ja me õhtul seda süsivesikut nii väga ei ihaldagi. Samas, eks kuna see teadmine on tulnud pigem hiljutises eluetapis, siis kõigil on omad vanad halvad harjumused küljes. Ja need harjumused ongi need, millest üritatakse siis eemale ronida sealt libedast kausist ja aeg-ajalt libastutakse tagasi, nagu ka mina. Siis hiljuti võtsin 4 kilo juurde. Aga selles mõttes, sa oled sellega nõus siis kindlasti, et meie igapäevaste eesmärkide tagaajamine tegelikult on väga tihedalt seotud toitumisega, et kui me toitume korralikult, meil on rohkem energiat, siis me suudame
efektiivsemalt lahendada meile vastu tulevaid probleeme. Kindlasti. Aju on teravam ja nii edasi. Hästi hea näide on selline klassikaline võssa panek tugeva lõunaga. Ehk siis inimesed teevad hommikul tööd, neil on aju väga-väga tootlik, loodetavasti teevad häid otsuseid ja siis nad lähevad lõunale. Ja siis, kui lõuna on selline korralik, et selline tummine praad, hästi palju jahukastet on veel juures ja siis mõeldakse, et okei, ma natuke helitan ennast, tõmban veel ühe Coca-Cola ka peale, et ikka korralikult suhkrut oleks või mahla. Vahet pole, mahlas võib ka rohkem olla suhkrut kui kokas. Yeah. Igal juhul tuleb selline hunnik jahu ja ütleme vedelad süsivesikut peale ja siis pärast seda lõunat avastatakse, et oih, mul on toidukooma. Et nüüd ma järgmised 1,5–2 tundi tegelikult ei suuda selgelt mõelda. Ja tekib küsimus, et kas seda oli vaja? Et see on nagu 1/4 tööpäevast ja see 1/4 põhimõtteliselt toiduga hävitatakse ära. Samas oleks toitumine natuke mõistlikum, siis peale lõunat lähed tagasi ja püsiva energiavooga teed oma töö ära. Et ma tõmbaks paralleeli siia siis selline kas hea või halb investeering enda kehasse ja toitumisse. Mille tagajärjed lähevad siis edasi töö tulemus ja efektiivsus ja kõik ülejäänud. Täpselt, ma tahtsingi jõuda sinna, et tegelikult need väljenduvad töövõimekuses ja töö tulemustes. Aga nüüd lähme toitumise pealt une peale. Et ma lugesin huvitavat, ei lugenud, vaatasin TED Talki saadet ja seal hästi huvitavalt öeldi välja, et inimene vajab ikkagi 7–8 tundi und ja 1 tund vähem und tekitas inimese kehas umbes 70% languse võimekuses võidelda igasuguste bakterite vastu, mis minu jaoks oli nagu meeletu erinevus. Et mis sina arvad vähese une kohta, et nii drastiline erinevus, kui sa saad nagu 2 tundi vähem magada, et oled ise kogenud? Väga palju ja natuke see viitaks ka tuntud isikule nagu Elon Musk, kes kunagi aastaid tagasi ka kiitles, et kui vähe ta magas ja kui palju ta kuskil tehase põrandal nii-öelda puhkepause tegi ja siis kui palju ta töötas, läks natuke aastaid mööda ja siis ta ütles, et teate, tegelikult kõik see ei olnud seda väärt, sellepärast et ma langetasin halvemaid otsuseid ja sellel oli ärile mõju. Mul on siis isiklikult sama kogemus, et ma suudan oma intellekti päris hästi tunnetada ja unepuuduse puhul ma ütlen julgelt, et 2 päeva järjest kehva und ja mul on 3% mõistusest läinud. Ehk see mõtlemine seal taga võib olla keskmisele inimesele, et ma magan vähem, ma pingutan praegu ja ma justkui saavutan rohkem, aga tegelikult sama inimene, kes magaks rohkem, teeks lihtsalt lühema aja jooksul palju paremad otsused ja efektiivsemalt tööd. Nüüd ma tooksin ajalise perspektiivi ja eesmärgid mängu, et oletame, et sa pead mingiks kindlaks tähtajaks mingi kindla töö tulemi tekitama ja siis selle eesmärgi saavutamiseks sa ohverdad oma une ja sa saavutad selle vajaliku eesmärgi. Vahet pole, kas on näiteks, ma ei tea, saekaatris lisatundide tegemine või IT-maastikul programmeerimine. Et kui sul on kindel eesmärk ja sa oled nõus selle nimel ohverdama ja pärast seda on võimalik järele puhata, siis ma ütleks, et see ohverdus võib olla mõistlik. Aga kui see on pikaajaline käitumine, kus... Sa mõtled, et nii saabki? Jah, et nii saabki, et ma võidan, ma töötan 20 tundi ööpäevas, magan 4 tundi, ma olen kangelane, ma olen superkangelane. Tegelikult see IQ langeb, tervisenäitajad langevad ja varem või hiljem sealt ei tule seda tootlikkust, mis tuleks korraliku unega. Just. Siis... hoolitsemata vaimne tervis. Et ma tooks siia näite, et mina olen enda elus, ma ütlen õnneks jõudnud sinna, et ma olin 10-aastane, kui mind ristiti ja mina sain endale selle nagu vaimse tarkuse ja suhte Jumalaga varakult kätte. Ehk mul ei ole sellega nagu probleemi olnud. Aga mis sina arvad, kas... Ma tooks tegelikult veel ühe näite siia, et ma näen, et inimesed, kes on edukad, nad ikkagi otsivad midagi ja enamasti nad jõuavad siis enda jaoks mingisuguse kas religioonini või mingi muu viisini, kuidas vaimset tervist nii-öelda täita. Et kas sa oled ka nõus, et see on ikkagi meie jaoks oluline, et see vaimne tervis peab olema ka nii-öelda täidetud? Ma olen täiesti nõus, et vaimse tervise eest on vaja hoolitseda, kuidas iganes see kellelegi sobib. Ja ilmselgelt see on teema,
millega vähemalt minu põlvkonna ajal väga pole tegeletud. Ma ei kujuta ette, kuidas praegu näiteks koolides on, et kas koolides on lastele õpe, et hoolitsema vaimse tervise eest? Ma tooks hea võrdluse sellest, et me oleme hästi palju minu meelest kinni Eesti nagu meie kohalikus ühiskonnas. Ma olen nüüd käinud suveti sõpradel külas Ameerikas ja seal on, sa saad aru kohe, et kogu see keskkond on ikkagi nagu oluliselt rohkem kristlik, ehk seal on see nagu tavaline. Meil on see siin natukene selline, ütleme, kristlasi on kindlasti oluliselt vähem ja üldse see vaimne tervise nagu pool on pigem ei pöörata nii palju tähelepanu. Aga tegelikult oli hästi huvitav minna USA-sse ja näha, kuidas seal on ikkagi see ta on igal juhul võrreldes meiega hoopis teisel tasemel. Et minu jaoks oli nagu hea võrdlus, et kui oled kogu aeg Eestis olnud, siis mõtled, et on ühtemoodi ja nii ongi, aga tegelikult lähed USA on rohkem kristlik maa, lähed sinna, seal on ikkagi hoopis teissugune kõik see suhtumine inimestesse ja nii edasi. Jah, paraku me ei saa üle ega ümber oma ajaloost selles mõttes, et... Jah, see on see põhjus, miks me siin oleme. Lähen, nüüd on tegelikult, toon 3 punkti kohe välja siia, et me rääkisimegi halvast toitumisest versus tasakaalustud toitumine, vähene uni ja piisav uni ja siis hoolitsemata vaimne tervis ja tasakaalus vaimne tervis. Ja ma tahaks siia kõrvale tuua nüüd kohe 2 tegelast. Mõte oli see, et nad on põhimõtteliselt üks ja sama inimene. Vasakul pool siis, kes ei jälgi neid asju ja paremal pool, kes jälgib neid asju. Ja minu mõte selle pildiga nüüd oli see, et kuidas sa kommenteeriks, et kui me paneme, oletame, et see on sama inimene. Üks on ei jälgi asju, parempoolne inimene jälgib asju. Ja nüüd, kui nad panna mingisuguse probleemi ette, siis minu väide on see, et see parempoolne tüüp on põhimõtteliselt igas olukorras kompetentsem lahendama nii vaimseid, füüsilisi kui erinevaid väljakutseid, mis elus on. Paraku küll ja ma olen tegelikult mõlemas rollis olnud. Praegu ma olen kuskil seal vahepeal ja liikumas siis pigem selle tasakaalustatud ja tervislikuma inimese poole. Ja just teadlikult sel samal põhjusel. Ma tahan langetada paremaid otsuseid. Ma tahan olla tootlikum nii eraelus kui tööelus. Ja seda kõike on väga palju lihtsam teha, kui sul on selge mõistus ja hea energiatase. Ehk siis vaadates antud juhul nutitelefonis surfajat, jällegi väga kõrge rasvaprotsendi puhul, mis ma tegin peale tööpäeva, läksin, viskasin diivanile pikali ja mängisin surnut. Et vaimuga ma midagi ei tootnud, kehaga ma midagi ei tootnud, ma olin põhimõtteliselt kasutud tomp. Ja jällegi väga paremas vormis, teen tööd hästi, mõtlen selgelt, langetan häid otsuseid, tegelen lastega rõõmsalt, energiliselt, käin väljas ja koristan kodu kuni kella 10 õhtul. Et 2 väga erinevat nagu taset. Aga ma nüüd ütleme, ma võib-olla vajutaks meestel siin kuskil valusa koha peale ja tooks ka selle välja, et Piiblis, me sinuga rääksime ka seda, on meeste roll on varustada ja kaitsta enda peret. Ja minu jaoks on see selles mõttes oluline koht, et jällegi parempoolne meesterahvas on oluliselt suutlikum kaitsta, nagu kaitsmaks enda peret. Et ka see minu meelest võiks olla üks selline motivaator, et kui on ette öeldud nii, et sinu roll on varustada ja kaitsta, olla oma pere jaoks olemas, siis tegelikult võiks ju hoida enda keha sellises konditsioonis, et sa oled selleks suuteline. Ma arvan, et siin me peaksime, kuidas öelda, püsima mõistuspärase keskmise juures. Ehk kui me räägime, seda kindlasti, jah. Ütleme keskmisest inimesest ja ütleme suuremast osast ühiskonnast, siis jah, absoluutselt see väide kehtib. Et jällegi selline IT-inimene minus kohe tahab välja tuua mingid väga ülekaalulised boksijad, kes seejuures on maailmameistrid. Et vaatad otsa, et oi, et see inimene küll enda tervise eest ei hoolitse, aga paraku omas valdkonnast on maailma parim. Just. Aga need on jällegi äärmused, need on erandid. Et keskmiselt võttes ikkagi, jah. Aga siis me võiks välja tuua, et milline võiks olla selline enda tervise eest hoolitsemine, et kui ma esimese asjana mõtlen, et okei, et toitumise me saame paika panna, et toitumine on seal sees, uni on seal sees, vaimne tervis, aga trenni koha pealt selline 2-3 korda nädalas trenni teha. Kas see võiks olla selline hea baas? Kindlasti, ma ütleks, et jällegi alustades mitte millestki, et
miski on parem kui mitte miski. Ehk siis kas või kord nädalas midagi teha on rohkem kui absoluutne null. Aga mulle endale on jäänud mulje, et vähemalt minu puhul väga efektiivne on 3 korda nädalas teha midagi rasket ja sinna juurde lisada hommikuti mingigi võimlemise laadne asi. Et vahet pole, mis võimlemine see on, kas on kükid, kätekõverdusel, lõuatõmbed, mingi kummidega treenimine, kas või reibas jalutuskäik või sörkjooks. Et kui need 2 asja kombineerida, siis nende tulemus on fantastiliselt kiire. Okei, väga hea. Nii, aga meil on tavaks saanud ka see, et me toome mingid tarkuse sõnad lõpupoole. Ja ma valisin välja sellise asja nagu õpetussõnad 6-8, et mine sipelga juurde, sina laiskvorst, vaata tema viise ja saa targaks. Temal ei ole juhti ega ülemat ega valitsejat, ometi ta valmistab suvel oma leiva ja kogub lõikus ajal oma toiduse. Et see mõte on siin see, et pildikult on loodusest näide toodud, et on sipelgad, kes toimetavad ilma, et keegi neid peaks kannustama, et meil ei peaks olema ilmtingimata keegi selja taga, kes ütleb, et kuule, sa nüüd pead tegema ühte või teist või kolmandat, et meil võiks arusaam tekkida, et me ise võtame ennast kätte, ise teeme trenni, ise otsustame toituda korralikult, et ei ole nii, et keegi peab tulema ja kogu aeg ütlema, et kuule, Kaupo või Kuno, tee nii. Ma natukese põrgataks siia vastu, et tekib küsimus, miks või milleks ja ma seostaks selle sama sipelgatega ära. Ehk siis selline asi nagu individuaalne üksik sipelgas ei toimi. Ei ole seda, et üks sipelgas eraldub kogukonnast ja hakkab midagi nüüd ehitama. Et sipelgas on nii-öelda kogukonna osa. Ja samuti sa küll viitasid isiklikule, ütleme, tegutsemisele vastutustundele, aga mina seostaks selle ära ühiskonna liikmeks olemisega. Ehk siis me ei tee trenni ainult nii-öelda iseenda heaolu tarbeks, me ei hari ennast iseenda heaolu tarbeks, et minna kuhugi mägedesse ja elada üksinda onnis, kuigi ka see on valik. Et laias laastus inimesed võiksid teadvustada, et nad on osa ühiskonnast ja sealt tulevad nii kasud ja privileegid kui ka kohustused. Üks kohustus on minu hinnangul olla mõistlik ja tootlik ühiskonna liige. Et kui vähegi, ütleme, siis ülevalt poolt on antud nii mõistust kui võimekust, siis seda mõistust ja võimekust võiks rakendada olemaks tootlik ühiskonna liige. Just, väga, väga hea mõte. Et sa tõid ühe huvitava sellise võib-olla erinevuse välja. Ma tean, et minu üks selliseid, ütleme, et tugevus ja nõrkusi on olnud see, et ma olen sageli nagu indiviid selles mõttes, et mulle meeldib nagu algatada ja teha üksinda asju. Samas igal juhul, kui on selline seltskond ümber, siis ma arvan, et see on tugevam jõud tegelikult. Ja see on hea märkus sulle, et kui enda ümber omada, tegelikult nagu meil sinuga mingil määral on, et me surume teineteist trennis aktiivsemad olema, mingit sporti tegema, erinevaid asju, et selline üksteise tagant tõukamine on nagu selline tugev jõud tegelikult. Kindlasti, et see on üks osa, aga samas jällegi ka indiviid, kui ta näiteks tegeleb äritegevuses, ta peab seda kellegagi koos tegema ja siis ta on see ühiskonna osa. Et kus mina näen, et on pigem selline küsitav teekond on see, kui ollakse hüperindividualist. Ehk siis elatakse ainult ise endale ja nii-öelda sellele ühiskonnale, kust on välja kasvatud, justkui tagasi ei anta. Jällegi, igal inimesel on õigus oma valikutele. Et võib-olla siis ma võtaks kokku selle nii, et see mõte siin on selles, et kui sa oled selle ühiskonnas sees, siis sa ei saa eeldada või lootma jäämata sellele, et keegi nagu tassib sind vägisi jõusaali kaasa kogu aeg või vaid pigem on see, et sa pead need sammud tegema ja siis on sul ümber ringi see seltskond, kes toetab ja elab sulle kaasa ja samas sina ise pead olema üks sellest seltskonnast, kes teistele kaasa elab ja teisi nii-öelda innustab asju tegema. Et see töötab nagu mõlemat pidi. Kindlasti ja mina pigem lähtuks alguspunktina sellest teisest, et ise olla see vedur, ise olla teistele eeskujuks, ütleme esialgu ise endale eeskujuks. Mitte saama peal väljas, aga andmise peal väljas. Ja kui sa annad, küll vastu ka tuleb. Ja. Nüüd tahaks meie vaatajatele lõppu mingisuguseid mõtteid anda, et ma paar tükki panin kirja, aga sa saad juurde
juurde panna. Et jah, see põhiasi, mis meil on läbi ka käinud siin, et investeeri ennekõike endasse selles mõttes, et ära kiirusta kohe, ma ei tea, kinnisvaraprojekte või mingeid asju tegema, et hari ennast kõigepealt, et see on nagu minu üks mõte, et kuidas sa seda täiendaksid või siia juurde paneksid midagi. Millega alustada võib-olla täna, et kui meil on kuulaja, kes tahaks hakata või vaata, kes tahaks kohe hakata midagi tegema, et mis need esimesed sammud oleks? Ma ütleksin, et peaks vaatama, mis eluetapis ja olukorras on inimene ja kui palju ta saab lubada heas mõttes ise endale või oma lähedastele kannatusi. Ehk siis, kui me võtame näiteks noore inimese, kellel veel ei ole perekonda või elukaaslast, et tema saab tohutult panustada kogu oma aega iseenda arengusse ja läbi näiteks kokkuhoidliku elamise ja seeläbi mõnes mõttes kannatamise juba alustada investeerimisega. Näiteks osta mingi kehvas korras korteri ja oma vaba aja arvelt selle korteri nii-öelda üles ehitada ja kas siis teha üürikorteriks või tuluga maha müüa. Seda sama on väga raske teha inimesel, kellel on näiteks mitu last. Sellepärast siis ta peab piltlikult öeldes valima selle vahel, et kui palju ta ostab koju süüa versus pahtlit korteri remondiks ja kui palju ta veedab aega oma lastega versus remondib mingit lobudikku. Et jah, tuleb endale selgeks teha, et kus ollakse. Ja palju sa oled valmis nagu ka kokkuleppeliselt perega ohverdama selle nimel, mis tulevikus oleks. Täpselt. Siis järgmine asi on ühe konkreetse asjana ma ütleks see, et julgustaks uurima erinevaid võimalusi, et ega sageli me ei teagi, mis meile meeldib tegelikult. Aga teistpidi, kuidas me teada saame, on see, kui me proovime. Ühesõnaga, ma julgustaks nagu näpuga vaikselt uurima, et näiteks mina tegelen aktsiatega, kauplen usa aktsiatega ja ma näen, et paljud, kes tahavad sellega tegeleda, ma olengi öelnud, et esimese asjana mina arvuti ekraani taha ja vaatan neid graafikuid, kas sulle need üldse meeldivad. Ja kusjuures mitu sõpra on tagasi olnud, kui tegelikult mitte. Et see võib tunduda nagu huvitav selline vaba aeg. Ma saan olla arvuti taga ükskõik kust maailmas, nii-öelda piltlikud palmi all kaubelda, mis ei ole, ma ütlen, tegelikult väga praktiline ja hea tegevusviis. Aga ikkagi, et ma saan seda justkui igalt poolt teha. Aga teistpidi see tegevus ise on kohati selline tuim ja ma tean, et paljudel inimestele see ei istu ja sellepärast ma olengi soovitanud, et katseta järgi, võta kodus, vaata paar päeva neid aktsiagraafikuid, käi ringi mööda kinnisvaraarendusi, vaata, kas sulle kogu see kontseptsioon seal taga meeldib. Et mis see siia juurde lisaks? Ma lisaks siia juurde kõiksugu kauplemisvõimalused, kas või naftaga kauplemise, kullaga kauplemise, ütleme, kinnisvara arenduste asemel nende samade lobudike ja uberike vaatamise, et äkki sa saad osta väga odavalt mingi kehvas seisus, aga potentsiaalika vara. Või miks mitte investeerimisega mingitesse tõusvatesse ettevõtetesse, kas või läbi mingite investeerimisplatvormide. Et igaüks vaadaku, mis on tema, kuidas öelda, talle mugav või pinget pakub riskiprofiil. Näiteks minu hinnangul füüsilisse kulda investeerimine on fantastiline viis inimesele, kes tahab olla passiivne ja aeglane. Ta vaatab, et meil oli hiljuti graafik, mis läks ülesse, nüüd on see graafik sealt tipust mingi 20-30% alla kukkunud, tundub mõistlik aeg kulda osta ja muidugi ta ei saa päeva pealt ratsa rikkaks, aga kui ta viitsib oodata näiteks 5-6 aastat, siis tal läheb nähtavasti väga hästi. Et igale ühele midagi, aga põhiline asi on hakata proovima. Jah. Ja saame aru, et kus on see mugavus ja rõõm. Just. Aga Kaupo, meil aeg saab läbi, et mulle väga meeldis sinuga vestelda. Aitäh, et sa saatesse tulid. Aitäh, et kutsusid. Ja head vaatajad, kohtume teiega taas järgmises saates.